Maria Under on Eesti luule suurkuju, kes oli osa Siirio kirjandusrühmast. Tema algne looming oli täis elurõõmu, kuid hilisemalt hakkas tema loom käsitlema tõsisemaid teemasid, näiteks nagu sõda ja kodust eemalolek. Need teemad puudutasid teda ise ka, kuna pärast teist maailmasõda elas ta paguluses Rootsis. Maria Underi mõju tunneme me siiani tänapäevanigi. Iial ei olnud elu nii verine, iial nii surev. Põrgu kees üles alt maa ja kustutas taeva. Surm rohmis ümber, väärmatu, isukas, kurev. Miljoneid noorukeid viis oma õudsesse laeva. Kolnute verised pärjad närtsivad mägede jalal. Korjuste kollased kondid kurguvad orgude varjus. Kaarnatiib katusel, rinna pehestain talal. Sorivad linde porised nokad, huuli sinakais marjus. Tähti ristikse päätsil ja vahaste rooside kalgust. Tuul aga kummardab ees iga langenu uue. Kaebete saatel, mil pole ei lõppu, ei algust. Laotab neist igale üll oma laia kahava kuue. Inglid on ohates langenud Jumala järile maha. Neil on nii hale noorest voolavast verest, mis juba taevani ulatub. Kurvalt vaatavad taha, kus nende tiibade tardumus kastunud roosaks, sest voodavast nõrest. See luuletus kirjutati pärast esimest maailmasõda, kui kogu Euroopa oli täis valu ja kaotust. Esimene maailmasõda toimus aastatel 1914 kuni 1918. See oli väga verine sõda, kus hukkusid miljonid inimesed, eriti noored mehed. Luuletuses on sellest kirjutatud niimoodi. Miljoneid noorukeid viis oma õudsesse laeva. See tähendab, et väga palju noored saadeti surma ja nad ei tulnud sealt enam tagasi. Sõja ajal kuulus Eesti Venemaa koosseisu. Pärast sõda ja revolutsiooni Venemaal sai Eesti iseseisvaks. Ka eestlased pidid sõjas kannatama ja vabaduse eest võitlema. Seetõttu on verivalla seotud ka Eesti raske ajalooga. Pärast esimest maailmasõda loodeti rahu, kuid paljud inimesed olid vaesed ja kurvad. Paljud kaotasid usu paremasse tulevikku. Under kirjutab, pole ei lõppu ega algust. See räägib, et valu ja kannatus tundusid lõppunud. Verivalla hoiatab, et inimesed ei ole sõjast õppinud ja uus häving võib tulla. Ja nii peagi tuli kaasnes ka Natsi-Saksamaa ja teine maailmasõda. Hei, räägime natukene kunstiteosest sel ajal. Edward Learalti Põrgu kujutab inimest moraalses ja vaimses allakäigus. Moonutatud kehad ja näod, millel on piinlev ilme, kujutavad ja sümboliseerivad inimese kannatust, raskusi ja üksindust ja inimlikkuse kadumist sel ajal. Tegu ei ole religioosse põrguga. Tegu on inimese poolt loodud maailmaga sõja ja kriisi ajal. Arvo Pärdi klaveriteos Fürre Liina loob sellele visuaalsele ja tekstilisele õudusele vaikse vastandi. Muusika aeglus ja haprus väljendavad tühjust ja leina, mis jäävad alles pärast hävingut. See teos, mida te terve video jooksul tagataustal kuulnud olete, on Arvo Pärdi Fürre Liina. Siin on Arvo Pärdi keskus. Fürre Liina teos on loodud ühele Arvo Pärdi tuttavale perele, kes siis läks Nõukogude ajal lahku. Isa ja tütar läksid koos Inglismaale ning ema jäi üksi Nõukogude Eestisse. Ning teos kirjeldabki selle ema üksildust ja leina. Koos loovad luuletus, kunstiteos ja muusika terviku, mis kujutab sõjaõudust nii välises maailmas kui ka inimese sees.